Tere tulemast Tallinna Linnamuuseumi näitusele Linnusest linnaks. Taani linna sünd 800 aastat tagasi. Minu nimi on Peeter Talvar, olen Tallinna Linnamuuseumi külastusjuht ja ühtlasi ka töötanud 18 aastat Tallinnas arheoloogina ning uurinud Tallinnat, siis Tallinna kultuurkihti. Ja täna me oleme näitusel Linnusest linnaks, Tallinna sünd 800 aastat tagasi. Ehk me räägime siis sellest Tallinna päris algusest. Siin te näete ühte kaarti, mis hõlmab Tallinna vanalinna ja need punased eri kujuga punktikesed on siis need kohad, mida on ühel või teisel viisil Tallinnas arheoloogiliselt uuritud. Viimase 150 aasta jooksul on siis vanalinnas uuritud arheoloogiliselt umbes 500 kohta. Ja kui me võtame kaasa ka siis eeslinnad ümber Tallinna, siis on neid kohtasid umbes 1000. Millal sai huvi Tallinna ajaloo vastu alguse? Nagu tavaliselt toimus see juhuslikult. Nimelt aastal 1506 on kirjalikes allikates üles märgitud, et puhkes tüli Tallinna Rae ja Ordu meistri vahel ühe Tallinna territooriumilt leitud hõbeaarde üle. Kust see aare leiti ja mida ta sisaldas, me ei tea, sest tänapäevani ei ole see aare säilinud. 1610-20 aastatel uuris üks Rootsi armee teenistuses olnud Rootsi kirikuõpetaja Toomkirikut, joonestades üles Toomkiriku raitetaile ja hauaplaate. Veidi süstemaatilisema huvi alguseks võib lugeda aastat 1820, kui peale Oleviste kiriku põlengut Tallinna Rae apteegi omanik Johan Burkhardt käis siis üles joonistamas Oleviste kiriku hauakambritest pärinevaid esemeid. Nüüd teeme päris suure ajalise hüppe aastate 1950. aastate algusesse, kui hakkas lähenema Tallinna 800. aastapäev. Nimelt Araabia geograaf Mohammed al-Idrisi oma maailmakaardil oli märkinud ära arvatava Tallinna koha ja see kaart on säilinud hilisema ümberjoonistusena. Ja miks peeti tollal seda aastat niivõrd tähtsas, 1154? Asi oli nimelt selles, et Nõukogude ajaloo teadus pidas oluliseks näidata, et siin Tallinna kohal oli asustus juba enne taanlaste, sakslaste tulekut. Ja see aasta 1154 sobis sellesse ülihästi. Ennem sellele aastaarvule ei olnudki erilist tähelepanu pööratud. Seda oli natukene enne teist maailmasõda käsitletud Soome ajalooteaduses, aga Soome ajaloolased pöörasid tähelepanu sellele, mis kaardil nende arvates käis Soome kohta, Eestile mitte eriti. Ja ka enne sõjaaegses Eesti Vabariigis ei pööratud sellele aastaarvule suuremat tähelepanu. Aga siis
1950. aastate alguses, kui see aasta hakkas lähenema, siis ütleme siis aasta 1954, kui siis 800 aastat saab asutamisest mööda, siis NSV Liidu Teaduste Akadeemia Arheoloogia Instituut organiseeris 1952. aastal esimesed arheoloogilised kaevamised Tallinnas, mida võib pidada siis esimesteks teaduslikeks kaevamisteks üldse. Teaduslikud kaevamised selles mõttes, et on probleem ja asutakse seda lahendama. 1952 tehti rida väiksemaid kaevandeid üleval Toompeal. Kahjuks olid need kaevandid väga kehvasti valitud, üks nendest sattus kunagisse paekarjääri Toompeal, teine keskaegse vallikraavi kohale, nii et muinasaega sealt ei leitud. Järgmisel aastal, 1953. aastal võeti siis uurimine tõsisemalt ja suuremalt ette ning suvel 1953 algasid kaevamised Tallinnas Raekoja platsil. Ja siin te näetegi ühte pilti, kuidas need kaevamised käisid. See uurimisala oli Raekoja platsi idaosas, ta oli päris suur, 510 ruutmeetrit. Juhatas siis neid NSV Liidu Teaduste Akadeemia Arheoloogia Instituudi materiaalse kultuuri osakonna arheoloog Susanna Tarakanova. Nimeliselt oli küll Ajaloo Instituudist Oswald Saadre, see juhataja, tegelik juhataja oli Susanna Tarakanova, kes siis Moskvast siia saadeti. Ja ülesanne oli siis ära näidata, et slaavlaste või siis venelaste ja eestlaste sõprus on juba sajandeid vana. Ja kuna partei sellise ülesande oli püstitanud, siis loomulikult see sõprus ka üles leiti. Mille põhjal siis väideti, et Tallinnas oli siis asustus juba 9.–10. sajandil, seda järeldati põhiliselt leitud keraamika järgi. Nimelt leiti, et keraamika pärineb Loodevene aladelt, et väga sarnast keraamikat on leitud näiteks Pihkvast. Hilisemal ajal, kui arheoloogid on neid leide uuesti üle vaadanud, siis on tekkinud arvamus, et pigem on see võib-olla heal juhul muinasaja lõpp, keskaja algus, et 12.–13. sajand. Ja kuna tollal kaevati ka natukene teistmoodi kui tänapäeval, nimelt kaevati mingite kindla paksusega korristega, aga kultuurkeht ei teki mitte niisuguste ideaalselt horisontaalsete korristena, vaid siin on omad tõusud, omad langused. Seetõttu ühte korrisesse võis sattuda väga erineval ajal tekkinud kihid. Ja seetõttu on ka tagantjärgi väga raske väita, missugusest kihist nüüd täpselt üks või teine leid pärineb. Ja peale selle ei ole olemas selle kaevamistööde aruannet, on olemas kaevamispäevikud, on olemas leiud, on olemas fotod. Ja üks niisugune võib-olla põnev moment veel juurde. Nimelt Susanna Tarakanova lahkus nendelt kaevamistelt enne juba kaevamiste tegelikku lõppu, aga enne seda pidas ta Ajaloo Instituudis ettekande, kus siis juba käsitles kaevamiste tulemusi. Ja teine niisugune huvitav fakt on võib-olla see, et Ajaloo Instituudi arheoloog Harri Moora avaldas nädal enne kaevamiste lõppu
juba artikli, mis siis oli kirjutatud nii, nagu oleks kõik juba teada. Ja siin seina peal on veel üks tore foto siis 2008. aasta, 2009. aasta kaevamistest ja siin selle punase sõõriga on näidatud siis see sesoonne kalastajate hülgeküttide asula, mille vanus siis põhiliselt keraamika leidunud põhjal on 5100 aastat. Et siin elati niisugusel soojal ajal, talvel ilmselt liiguti kuhugi sisemaale, lõuna poole natukene, aga tegemist on siis kõige vanema Tallinna asustusega üldse. Nii, nüüd me oleme näitust mööda edasi liikunud ja jõudnud siis ülemisele korrusele, kus me näeme siis ühte nendest keraamika kildudest, mida on siis 1953. aastal määratud 9. ja 10. sajandisse ja hiljem on selgunud, et pigem see pärineb 13. sajandist. Ja siin seina peal on ka siis Araabia geograafi Al-Idrisi maakaart. Al-Idrisi elas Sitsiilias, teenis Sitsiilia kuninga õukonnas ja see punane täpp tähistab siis arvatavat Tallinna asukohta. 1154 jah, tuli laiemalt siis täpselt samamoodi, et hiljem me peame seda korrigeerima ja siis on ka sellest aastaarvust kaunis keeruline lahti saada. Aga enne, kui ma lähen 13. sajandi algusesse, tahaks näidata kiviaja illustreerimiseks ühte pilti. Siin me näeme ühte kunstnik Jana Ratase pilti, kus on siis kujutatud praeguse Tallinna asukoht umbes 5000 aastat tagasi. Näete, siin on siis rand, kuhu parajasti saabuvad mehed hülgepüügilt ja püstkojad, kus siis elati. Kõrgemal on siis näha Toompea saarlava ja tänapäeva näitustel on tihtilugu kombeks, et sellise illustreeriva materjali sisse peidetakse ära üks viga, sest kui inimene on juba piisavalt pikalt näitusel viibinud, siis hakkab ta väsima ja selleks, et tema tähelepanu uuesti teritada, siis kõikidel nendel piltidel on üks viga. Siin ma näitan teile ära. Siin me näeme ühte ilmsesti naisterahvast, kes on meestele siis vastu tulnud, kui nad hülgeahid saabuvad ja teeb parajasti siis koju saabuvatest hülgeküttidest pilti. Ja et te aru saaksite, kus see koht, mis siin pildi peal kujutatud on, tänapäeval on, siis näete, see on Vabaduse väljakul, võt siin, enam-vähem siin, linnavalitsuse ees siin sõidutee alal, kuni siis ütleme siia selle bussipeatuseni välja, võt siin oli siis 5000 aastat ja natukene peale tagasi asunud.